Tere ka minu poolt, mina olen siis Kere Kloodin Kliimaministeeriumist ja kui Pille rääkis pistrikust siin natuke üldisemalt, et siis mina räägin sellest õigusloome poolest, et mis meil selles osas plaanis on ja kus me oma asjadega hetkel oleme. Jäätmeandmete esitamisega seonduvat Eestis teatavasti reguleerib jäätmeseadus ja praegu on siis jäätmeseaduses kohustus, et kord aastas peavad jäätmekäitlusettevõtted esitama siis jäätmearuande ja ohtlike jäätmete veol tuleb siis enne vedu koostada jäätmeveo saatekiri. Nüüd uuele jäätmeandmete esitamise süsteemile üleminekul see olemasolev kord meil muutub ja tegelikult need muudatused, mis nüüd puudutavadki seda uut süsteemi ja pistrikku, et need on jäätmeseaduses meil juba tehtud, need said tehtud sellesama jäätmereformi eelnõu raames, millest siin täna on ka korduvalt juttu olnud. Ja nad siis jõustuvad 1. jaanuar 2027, ehk siis sellel hetkel, kui meil on siis kavas see uus süsteem kasutusele võtta. Ja hetkel on siis koostamisel meil veel rakendusaktide eelnõud, et siia komplekti tuleb 2 rakendusakti, et üks siis puudutab jäätmearuandlust ja see asendab siis praeguse jäätmearuande määruse ja teine siis puudutab jäätmeveo saatekirju ja see tuleb siis hetkel kehtiva siis ohtlike jäätmete saatekirjade määruse asemele. Ja lisaks muudame me ka siis andmekogu ehk siis keskkonnaotsuste infosüsteemi põhimäärust ja kõik need eelnõud on meil hetkel siis koostamisel. Praeguste plaanide kohaselt peaksid need jõudma siis EIS-i avalikustamisele juulikuu jooksul ja me loodame, et need rakendusaktid saavad siis kehtestatud septembris ja jõustumine on siis sarnaselt jäätmeseaduse vastavatele sätetele on siis kavandatud 1. jaanuar 2027. Ja räägin natuke siis lähemalt ka, et mis meil siis jäätmeseaduses muutub ja mis on meil siis kirjas nendes rakendusaktide eelnõudes. Et jäätmeseaduse muudatusi tõenäoliselt olete näinud, aga ma kiirelt ikka käin need ka läbi. Et võrreldes praegusega, siis kui aruanne esitatakse 1 kord aastas, siis edaspidi tuleb aruanne kord kvartalis. Esitatakse siis uude jäätmeinfosüsteemi pistrik, mis siis luuakse siis keskkonnaotsuste infosüsteemi alamsüsteemina, ehk nii-öelda see uks jääb samaks, aga lihtsalt seal on selline alamsüsteem, kuhu edaspidi jäätmeandmed meil liiguvad. Aruande esitamise kohustust vabastus, natuke laiendasime seda ringi, et nüüd kui me oleme uuele süsteemile üle, kui tulevad jäätmeveo saatekirjad, et siis edaspidi enam jäätmevedajad jäätmearuandeid esitama ei pea. Ja samuti edaspidi esitame jäätmearuandeid siis keskkonnakompleksi lubavad isikud, kelle põhitegevus ei ole jäätmekäitlus. Et näiteks kui ongi sellised tööstusettevõtted või ka näiteks farmid, kes omavad keskkonnakompleks luba, et nemad oma jäätmealase tegevuse kohta edaspidi aruannet esitama ei pea. Ja siis jäätmeseaduses on ka siis volitusnorm sellele hetkel siis koostamisel olevale määrusele. Ja natukene näitan ka seda määrust ja selliseid põhilisemaid asju ja just sellest vaates, et mis võrreldes siis praeguse jäätmearuandluse ja praeguse jäätmearuande määrusega muutub. Et aruanne siis esitakse kord kvartalis, neid jäätmekäitlustoiminguid võib sinna pistriku infosüsteemi põhimõtteliselt sisestada ka jooksvalt, aga tähtaeg, mis ajaks tuleb siis need tegevused sisestada, on siis kvartalil järgneva kuu 10. kuupäev, ehk siis selleks hetkeks peab olema siis aruanne sisestatud. Sarnaselt praegusele tuleb aruanne esitada siis iga tegevuskoha kohta eraldi ja üks selline suur muutus võrreldes praegusega on see, et kui hetkel esitatakse aruandes väga palju infot, sissetulekud, väljaminekud, import, eksport, kõik sellised asjad, siis tegelikult edaspidi jäätmearuannetes esitatakse ainult nende platsitegevuste info, ehk siis need taaskasutamise kõrvaldaamistoimingud, mis siis seal jäätmekäitluskohas nagu koha peal tehakse. Et kõik see pool, mis puudutab nüüd sissetulekuid, et kui palju jäätmeid saadi kodumajapidamistelt, kui palju ettevõtetelt, kuhu need edasi liikusid, et kogu see andmestik tegelikult tulebki meil nüüd jäätmeveo saatekirjadelt ja samuti jäätmete import-ekspordi andmed tulevad siis Kotkasest jäätmete riikide vahelise veomoodulist. Ja laoseisusid samuti ei pea enam ettevõtted käsid sisestama, et need siis genereerib süsteem sinna sisestatud andmete ja siis saatekirjade andmete põhjal. Siis on ka 2 erandit aruande esitamise tähtaja osas, et kui üldjuhul on aruanne kvartaalne, tuleb esitada siis 10. kuupäevaks, siis meil on 2 erandit. Üks siis puudutab kohalike omavalitsuste jäätmejaamasid ja selliseid jäätmejaamasid, kus siis toimub üksnes jäätmete kogumine, kus ei tehta mingeid jäätmekäitlustoiminguid.
ja teine erand on siis sadamas asuvatele jäätmete kogumispunktidele. Ja nende puhul võib siis aruande esitada hiljem, ehk siis, kui need jäätmed on üle antud jäätmekäitlejale. Et siis tekitatakse siis pistrikusse nende puhul need nii-öelda jäätmete tekke ja üleandmise kanded. Siis võrreldes praegusega, kui hetkel esitatakse kogused tonnides, siis edaspidi on kogused kilogrammides, lisaks siis tuleb juurde märkida, et kas need kogused on siis saadud kaalumise teel, kas nad on arvutuslikud, kas nad on hinnangulised, et selline täpsustus ka. Siis andmekoosseisude osas laias plaanis sarnane nagu praegu, jäätmeliik, kogused, kõik need asjad, aga mis tuleb juurde on see, et kui on teatud jäätmeliigid, mis võivad sisaldada püsivaid orgaanilisi saasteaineid, siis nende puhul tulebki seal aruandes ka välja tuua, et kas nad siis sisaldavad või mitte ja kas need jäätmevoogusid on analüüsitud või mitte. Et selline lisavalik on seal süsteemis. Siis tuleb juurde veel toimingu lõpetamise kuupäev, kui on näiteks mingi taaskasutamistoiming, siis tuleb ära märkida, et mis ajal see lõpetati. Ja reovesette puhul tuleb siis välja tuua kasutusviis, et kas see läks siis haljastusse, põllumajandusse või rekultiveerimisele. Et kõigi nende asjade jaoks on tegelikult süsteemis on ka kohe sellised valikukastikesed olemas. Siis osad ettevõtted peavad esitama EPRTR aruandlust. Selle jaoks vajalikud andmed ka süsteem koondab tegelikult siis olemasolevate jäätmearuannete pealt ja Keskkonnaagentuur siis edastab need Kotkasesse, kus siis toimub EPRTR aruandlus, ehk siis ettevõtted ise EPRTR aruandeid esitama ei pea. Ja kalendriaasta jooksul esitatud andmete alusel loob siis infosüsteem iga aasta 1. veebruar, loob siis aasta aruande, mis siis logitakse maha ja mis on siis Keskkonnaagentuurile aluseks erinevate riigikoondite ja Euroopa Komisjonile esitatavate aruannete koostamisel. Et see on siis põgusalt jäätmearuandlusest. Jäätmeveo saatekirjad. See juba käis ka läbi, et kui hetkel on ainult ohtlike jäätmete puhul saatekirja koostamise kohustus, siis edaspidi tuleb jäätmeveo saatekirjad koostada kõikide jäätmete vedude puhul. Ja saatekirjad koostatakse enne veo algust ja muuhulgas ka ettevõtte enda tegevuskohtade vahelise veo korral. Saatekirja koostamise kohustuses on üks erand. See puudutab kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid ja ettevõtetes tekkinud jäätmeid sellisel juhul, kui kas siis füüsiline isik või siis ettevõtja viib need jäätmed ise näiteks, ütleme, kas siis jäätmejaama või jäätmekäitlejale. Näiteks kui on kodus on katkine veekeetja või kuskil kontoris on kellelgi tekkinud vana diivan ja ise viime selle jäätmekäitlejale, et siis sellisel juhul seda saatekirja enne kodust teele asumist ei pea koostama, et siis koostab selle saatekirja see isik, kes on jäätmete vastuvõtja, ehk siis jäätmekäitleja. Ja samasugune erand on ka siis päästeasutustele päästetöötajal kogutud jäätmete osas, et see on ka praegu ohtlike jäätmete saatekirjade määruses selline erand sees. Siis edasimüüjad, et kui praegu on edasimüüjad jäätmeandmete esitamise süsteemist täielikult väljas ja sellega kohati tekivad meil andmelüngad jäätmete liikumise jälgitavuses, siis nüüd me hõlmame ka edasimüüjad jäätmeveo saatekirjade süsteemi. Siis kui mingil põhjusel on jäänud siiski enne jäätmevedu saatekiri koostamata, siis see saatekiri tuleb koostada siis hiljemalt jäätmekäitleja juures jäätmete vastuvõtmisel. Ja siis taaskord on siis volitusnorm vastavale siis määrusele. Küsiks punkti ühe kohta see saatekiri, mis ühik see on, auto või ka sinna 10 autot panna? Ei, see on ikka iga veose kohta, ehk siis üks veos on üks auto. Aga kui me näiteks peame pinnast kuskilt 20 autot, et siis paneme päevas 20 autot. No põhimõtteliselt küll jah, et iga veose kohta. Ühel saatekirjal läheb see näiteks 500 tonni peale, et on kõik kaalutud päeval. Ütleme sellistele vedudele ei ole, et see on sama tegelikult, kui me võtame ka näiteks olmejäätmete veo või korraldatud olmejäätmeveo näiteks, siis ka samamoodi see üks pressauto käib ju tegelikult sõidab päev otsa ringi või ühesõnaga need autosid sõidab mitmeid ringi, mis ma tahan öelda, et siis ongi, et ikkagi üks auto, üks saatekire. Et lihtsalt ongi see, et kui sellele ühele saatekirjale on võimalik peale märkida mitu jäätmeliiki, et kui ongi näiteks mitmekambrilised veokid või kogutakse muud moodi mitut jäätmeliiki selle ühe veokiga, et siis selle saab lahendada ühe saatekirjaga. Nii. Rahvusvahelised saatekirjad koostatakse täna seal Kotkas. Just. Kas tulevikus jääb see pool Kotasesse saatekirju initseeritakse igu
Nad jäävad Kotkasesse, et tegelikult ongi siin riikidevahelise veo puhul minnaksegi üle sellele DIVAS-ile, mis on selline rahvusvaheline süsteem ja tegelikult meie plaan on see, et meil juba ettevõtted sisestavad andmed Kotkasesse, Kotkasest liiguvad need andmed siis DIVAS-i ja Kotkasest liiguvad need ka Bistrikusse, et nende puhul ja keskseks süsteemiks Kotkas. Ei, topelt ei ole vaja teha, et see on suuresti selle uue süsteemi eesmärk on ka see, et vältidagi neid topelt andmesisestusi ja topelt aruandlust. Kas Bistrikus sellist kogumisringi võimalust ei ole? Näiteks meil on peaaegu kõikides kauplustes patarikastid, et kas siis iga kaupluselt ühe kasti peale võtmine tähendab seda saatega vormistamist igale kauplusele alati? No põhimõtteliselt küll, sest te ju lähete sinna järgi. Aga see ongi selles osas, et saatekirjale saab märkida neid üleandjaid ka mitu. Et kui teedki näiteks selle ühe veoringi, käid läbi 10 kauplust, siis sa saad kõik need asjad sinna ühele saatekirjale kanda. Et see ei tähenda seda, et igale sellele kauplusele tuleb eraldi saatekiri, et see ongi selle veose või veoki kohta. Olmejäätmete puhul on täpselt sama. Just. Me teeme selle veoringi ja paneme lihtsalt need kindlustud sinna peale, kus me need peale võeti. Jah, just. Aga ma võib-olla korra liigun edasi, et ma hea meelega vastan küsimustele, aga võib-olla ma siin osad küsimused juba ennetavalt käsitlen ära ka sellel järgmisel slaidil, kus on välja toodud mõningad punktid meil sellest jäätmeveo saatekirjade määruse eelnõust. Et ma käin kiirelt need ka üle. Et jäätmeveo saatekirja osapooled on üldjuhul on siis üleandja, vedaja ja vastuvõtja. Teatud juhtudel võib seal kajastuda peal ka muu isik ja me oleme jätnud selliseks laiaks, et siia muu isiku alla võibki minna näiteks siis edasimüüja, samuti võivad siia minna veotellijad, et näiteks kui on haldusfirmad, kes siis haldavad mingeid suuri hooneid, kes siis korraldavad seal seda jäätmevedu, suhtlevad jäätmevedajatega, et on ka selline tellija variant. Siis saatekiri esitatakse üks kord, et sellel on üks esitaja ja kui meil on kohaliku omavalitsuse korraldatud jäätmevedu, siis esitab saatekirja vedaja. Muul juhul peavad siis jäätmeveo osapooled omavahel kokku leppima, et kes siis selle saatekirja esitab, et me seda ei ole kuidagi lukku kirjutanud, kuna neid praktikaid on erinevaid. Et ongi teatud vedajad, kes osutavad laias mahus veoteenust, et üldjuhul siis koostavad nemad saatekirja, samas on väga teadlik jäätmete üleandjaid, kui meil on loastatud ettevõtted, kes võib-olla tahavad ise seda saatekirja koostada, et selle me oleme jätnud lahtiseks, ongi osapoolte kokkuleppe. Siis seda ma juba mainisin, et kui need erandlikud olukorrad, et kui ma viin enda kodust oma katkise veekeetja või kontorist diivani viib ettevõtte jäätmejaama, et siis sellisel juhul siis koostab saatekirja siis jäätmete vastuvõtja. Siis koondsaatekirja võimalus on ka olemas, aga see on meil piiritletud ära väga selliste kitsaste standardsete olukordadega. Et koondsaatekiri on siis selline saatekiri, kus võibki panna tõesti mitme jäätmeveo andmed siis ühele saatekirjale kokku, aga seda me oleme hetkel eelnõus lubanud ainult siis kaevandamisjäätmete, põlevkivitööstusjäätmete puhul ja seda eeldusel, et jäätmete tekkekoht ja sihtkoht on sama, et näiteks kui ongi põlevkivitööstus, seal tekib põlevkivituhk, see viiakse sealt tehasest tuhamäkke, et siis need asjad võib panna siis ühele koondsaatekirjale, mis siis esitatakse kord kvartalis. Nii. Ma saan aru, et see on nagu rajatuse põhine. Ta on ettevõtte põhine. Käitusettevõtte, millel on ka ladestus, käib käitamine, käitamisest liikumine ladestusse. Kas seal võib teha ka siis analoogselt? See ongi ainult põhimõtteliselt kaevandamisjäätmed ja põlevkivitööstusjäätmed, et kui meil on klassikaline jäätmekäitlus, siis seal on ikkagi see, et on iga reis järgmine. Iga reis. Sest kui on jäätmekäitlus, üks on jäätmekäitlus rajatis ja sealt mingid osad liiguvad kuskile taaskasutusse edasi, mingid asjad liiguvad ladestusse, siis ikkagi need, kui sealt nüüd jäätmekäitlus... Kui ta on sama ettevõtte sisene ja sama kinnistu põhine. Sama kinnistu on teine teema, et see ongi tegevuskohtade vahelisel jäätmeveo puhul tuleb esitada need saatekirjad eraldi. Et kui meil on... Käitluskoht on üks sama. Ja siis ei tee saatekirja, et siis tegelikult ju seal käitluskoha aruandest tuleb siis sellisel juhul välja, et mis läks taaskasutusse, mis suunati kuskile ladestamisele
et piltlikult öeldes, et kui ongi prügila territooriumil on sortimisliin ja kõrval on see ladeala, et siis see sortimisliinilt sinna ladealasse seda veokiteekonda ei pea saatekirjaga võtma, kui meil on üks käitis. Et see ongi jäätmekäitluskohapõhine. Ja siis, nii. Sest siin mõned aastad tagasi on neid olukordi, kus meil on 30 000 pinnas objektteina ja siis seal igale veosele saatekirja eraldi töö. Eks selles mõttes neid ettepanekuid me hea meelega võtame, et nüüd need eelnõud, kui nad nüüd saavad meie majast nii-öelda välja, siis nad lähevad case'i avalikustamisele ja selle raames ongi igasugused ettepanekud väga teretulnud. Et praegu, et enne ilmselt selliseid suuri asju enam sisse panna ei saa, aga sellised kõik mõtted on väga teretulnud. Et me oleme oma töögrupis ka proovinud leida selliseid mõistlikke lahendusi sellistele tõesti väga standardsetele tegevustele, nagu tõesti need kaevandamisjäätmed, põlevkivitööstusjäätmed, aga kui on mingisuguseid asju veel, siis need mõtted võib saata, siis me saame neid asju arutada, vaadata. Kuidas ohtlike jäätmetega OJS-is ülestamine jääkreastusobjektide puhul? See on ka ühe päeva kohta valmistanud. Kui 20-30 autot päevas läheb, siis keegi jääb ühe kohta tehab selle päeva kohta. Siin see võib teatud jäätmevoogude puhul olla nii-öelda täiesti mõistlik lahendus, aga siin on see küsimus, et kuhu see piir tõmmata, et aga probleemid pärast tuleb aruanne teha, tänapäeval on elektrooniline, aga siis pärast 100 lehekülgi nii-öelda saatekirjad, siis see... No tegelikult see aruanne jooksebki kokku nende saatekirjade pealt, et... Mingid tellijale aruanne, siis läheb lihtsalt nii-öelda 100 lehekülgi. No eks see on ka muidugi süsteemide arendamise küsimus, et kuidas seda kokku jooksutada, aga hea mõtlen, et nagu kõik ettepanekud nii see leiseringi raames kui ka otse mulle on igati teretulnud. Ja siin on korra üks nii-öelda koondsaatekirja variant on veel, et see siis puudutabki neid KOV-i jäätmejaamasid ja sadamates asuvaid jäätmete kogumispunkte, mis ma mainisin juba seal jäätmearuande juures, et nende puhul on ka siis lubatud teha koondsaatekiri, et mitte niimoodi, et kui nüüd iga eraisik läheb siis oma jäätmetega jäätmejaama, et siis tehakse seal väravas igale eraisikule saatekiri, vaid need asjad saabki vormistada siis koondsaatekirjaga. Kui jäätmejaama algab kohalik omavalitsus, siis tema algatab saatekirja vormistada. Siin tegelikult kas me räägime sellest vastuvõttu saatekirjast jäätmejaama või see, mis läheb edasi? See, mis välja läheb, seal on jälle see nii-öelda omavaheline kokkuleppe koht, et kes selle saatekirja algatab. Et on ta vastuvõtja, on ta vedaja, on ta siis jäätmejaam. Et jäätmejaam on ka ju selles mõttes, seal on peal ju luba oma operaator, ja saatekirja nii-öelda koostada võivad... Omavalitsus ongi see omabki seda luba. Ja, siis tema võib algatada, aga see ongi omavaheline kokkuleppe koht, kuidas need osapooled kokku lepivad. Et võib algatada ka vedaja, võib algatada ka vastuvõtjad. Nii, ja siis kiirelt veel edasi minnes, edasimüüjatest rääkisin, et need hõlmatakse ka siis saatekirjade süsteemi, et tuleb vist kanda info siis saatekirjale. Füüsilised isikud, et kui saatekirjal on muidu info hästi detailne, et tuuakski välja, et ettevõtted, kellelt on jäätmed saadud ettevõtete lõikes, siis mis puudutab füüsilisi isikuid, kui nüüd ei ole just tegemist keskkonnakaitse luba omava füüsilise isikuga, siis nende puhul saatekirjale kantakse ainult kas siis aadress, kui jäätmed võetakse peale selle isiku juurest, või siis teine variant, et üksnes kohalik omavalitsus, kui see isik viib siis need jäätmed ise näiteks jäätmekäitluskohta, et need isikuandmeid me ka selles osas kogume tegelikult nii vähe kui võimalik. Ja saatekirjale kantud andmed tuleb siis kinnitada, selle kohta on ka eraldi paragrahv selles määruses ette nähtud, et kui on siis kohalik omavalitsuse korraldatud jäätmevedu, siis kinnitavad saatekirja siis vedaja ja vastuvõtja ja muul juhul alati peab siis kinnitama vastuvõtja, peab kinnitama ka üleandja, kui tegemist on keskkonnakaitse luba omava isikuga ja kinnitama peab ka vedaja, aga seda sellisel juhul, kui vedaja ise on siis see nii-öelda saatekirja koostaja. Ja miks see kinnitamine on oluline, et ühelt poolt ongi see, et erinevad osapooled kinnitavad ära, et nad on nende andmetega nii-öelda nõus, aga teisalt ka kinnitamine on see koht, kus siis need jäätmeveo saatekirja andmed liiguvad edasi jäätmearuannetesse. Et kui üleandja kinnitab ära jäätmeveo saatekirja, siis need andmed sealt saatekirja pealt liiguvad ka automaatselt eeltäidetuna tema jäätmearuandesse ja samamoodi ka vastuvõtja puhul. Et see on ka see, et miks see kinnitamine on vajalik.
ja saatekirjadel on siis väga erinevad osapooled, seal on päris üksjagu infot ja ka sellist infot, mis võib teatud juhtudel klassifitseerida ärisaladuseks, näiteks siin partnerite info, ja seetõttu on meil süsteemis ka ära piiratud ligipääsud, et esiteks on see, et avalikkusele kuvatakse ainult koondandmeid sarnaselt praegusele, aga ka see, et kes mis andmeid saatekirja pealt näeb, et seal on see loogika, et saatekirjal on näha ainult selle osapoole andmed, kellega sa vahetult kokku puutud. Et kui ongi näiteks vedaja, kes siis puutub kokku kõigiga, nii üleandega kui vastuvõtjaga, siis tema näeb kogu infot, samas vastuvõtja ei pruugi näha seda infot, kust need jäätmed pärinesid. Et tema näeb ikkagi seda infot, mis on siis selle vedaja kohta. Aga samas vedaja siis selle vastava osapoole nõusolekul võib seda andmete nägemise õigust ka laiendada. Et näiteks vedaja võibki määrata, et näiteks jäätmed üleandja on sellega nõus, siis ta võib teha ka need andmed üleandjale nähtavaks ja vastupidi. Aga see on üksnes sellisel juhul, kui siis üleandja või vastuvõtja on selle asjaga nõus. Et vaikimisi nähakse ainult siis otseses kokkupuutes oleva osapoole andmeid. Ja see on puhtalt ongi need ärisaladuste kaitseks. Nii, aga see on minu poolt lühidalt kõik, et sellist määruse neid tervikteksti loodetavasti saate näha juba järgmisel kuul. Aga need on sellised põhilised pidepunktid.